Tere kuulama muusikanõunike podcasti Delfi päikeselises. See oli Kaja efekt meil. Stuudios on kriitikud Siim Nestor ja Vallar Valme. Otse loomulikult on meil ka põnev külaline, kellega räägime hetke pärast. Mina olen saatejuht Raul Saaremets ja täname meie saate toetajaid Converse Eesti, Muusikalinn Tallinn ja Tepsli. Siim, festivali hunt, kas oled rajalt maha saanud või endiselt veel vaibid? Kuradi kihvt Eesti. Sorry. Ma toibun, ma arvan ikka veel. Sellepärast, et 3 päeva niimoodi ringi osta on keeruline ja siis pärast veel reportaaži kirjutamine võttiski niimoodi ööaega, et... Meil saab mingi käiks metsas seenel on ju. Jah. 3 päeva järjest. Jah. No vähemalt sul oli millest koju kirjutada ja sa kirjutasid ja see on nüüd ilmunud, et siis täpsemalt saab sealt lugeda. Jah, ma kirjutasin kuidagi päris pikka selle reportaaži. Lugesid Janar Ala oma ka? Lugesin. Not bad. Ma avastasin, et me olime 2 kontserdil Janariga koos, aga ma ei näinud teda. Et võib-olla ta valetasin vasti. See on ju võimalik tegelikult. Tänapäeval AI teeb kõik ära. Aga kui 3 lausega kokku võtta Fester, siis mida kostad? Ma kostan seda, et mulle meeldib muusika möll ja muusika inimeste möll ja nende vahel tuigerdamine ja muusikast rääkimine ja muusika kuulamine. On nagu siuke asi, mida kokku võttes öelda. Et igasugused muusikud, igasugune möll meeldib sulle? Ei, no selles mõttes, et inimesed, kes elavad nagu muusika pealt, on need muusika inimesed, ja nende vahel on mul huvitav ringi askeldada. Ja kõige rohkem meeldis... Et sulle muusika kui niisugused väga meeldivad, eks, et ei oma tähtsust, mis sorti muusikat nad teevad ja kuidas nad selle muusika järgi käituvad. Seal olid, ma arvan, peaaegu kõik võimalikud muusikastiilid olemas. Mida ütle otsa välja, mida sa öelda tahad? Ma ei taha mitte midagi, ma lihtsalt küsisin. Kuidas küsimus on lihtsalt tavaline küsimus. Ära otsin ja mõtted taga. Jaa, aga vaata, kuidas sa esimagused muigad selle. Ma võin kurja näoga ka olla. Valler, kus sul läinud on? Me pole ammu näinud. Jaa. Tõesti, sa ei ole siia stuudiosse nüüd, mul on selline tunne nagu mitu kuud käinud. Ei, päris nii ei ole. Kui oli eelmine kord, minu kord, siis mul oli nohu ja ma ei tahtnud teid tatistades nakatada. Aga eelmine nädal oligi Meriti kord ja ma ei saanud kah, mul olid koosolekud samal ajal. Aga mis see küsimus oli veel? Et pole näinud? Ei, mul muidu hästi läinud, jah. Ja haige olles mõni vaatab sarju, sina kuulad muusikat ja ma näen, et sul on paber ka kaasas ja on suhteliselt täis kirjutatud, väga lahe. Mul on mingid märkmed. Vanasti või varasemalt oli sul alati paber kaasas, siis mingi hetk sellest sai vist nagu liiga suur number, ja siis sa enam paberit jälle kaasa võtta, aga nüüd on mul jälle rõõm näha, et seal on paber ja seal on märkmed ja seal on nimekiri muusikast, mida sa oled kuulan, ma eeldan. Tead, mul on siin rohkem teatrijutt, et ma käisin eelnädal 2 esietendusel. Üks oli, nad on muusikaga seotud, sellepärast ma mainin ära üks neist Johann Rosenbergi Öömaaeg Von Krahlis. Oivaline kogemus, Siim teab, oli ka seal samal esikal. Ja ma ei hakka siin teatrikriitikat väga spetsilt tegema, aga supermuss, tõesti megamuss Hendrik Kaljujärvelt, originaallooming. Selline hüpnootiline võnge, mis on samal ajal ürgne ja futuristlik, see tõmbas ikka täiesti õõtsuma ja käima.
ja teine oli Ekspeditsioonis, kui nad surnud pole, elavad nad igavesti. Seal oli rühmatöö ja Markus Palo muusika, seal oli selline rohkem dreami, unistad ja vaatad aknast välja loojangut. Milline see muusika oli siis? Natuke oli siuke post-rave pop-elektroonika, aga kohati ambient ja kohati oli seal ka klassika Palu põimitud sellesse sisse. Ja ega mul siin ei olegi palju albumeid kirjas. Maria Kallastu Digipalavik meeldib mulle Eestist praegu väga ja ma olen kirjutanud siia ühe ka välismaa artisti albumi Gina Pleasure is Yours, mis on siis siuke lopsakas, ilus, mahlakas, must pop, aga ma täna hommikul kuulasin üle selle, nii hea ei olegi. Mul ei ole praegu nagu sellist aasta lemmikut kujunenud veel, õnneks ongi põnev. Mõnikord ma kuulen juba jaanuaris või veebruaris mingi sellise albumi ära, millest ma olen kindel, et see jõuab mul aasta lõpus isikliku tabeli top 3, aga sellised nagu vapustusi või plahvatusi veel ei ole. Aga mul on siin paar live kirjas, tuli uudis täna, et Exploitedi live toimub ikkagi nüüd Eestis. Mati sai terveks. Ei, ta on terve ammu juba, ma jälgin teda Instas ja ta naisega käib kuskil Lõunamere saartel rannapuhkustel kogu aeg. See elab sellist väikekodanlikku elu, jah? Eks ta vajas puhkust ilmselt. Aga nüüd Paavlis on juulis. See ei ole mul saate lõpu kontserdi soovitus, samuti ei ole mul saate lõpu kontserdi soovitus see, et ma lähen, kui täna läheb saade üles, siis ma õhtul lähen The Orbi kontserdile, mis on samuti Paavlis. Ja, aga täna meil on kolmapäev, kui me salvestame ja on hommik. Kas sa täna õhtul lähed kontserdile? Ei lähe. Täna ma lähen siit ära. Aga sa lähed seda Black Country New Roadi? Ei, mulle ei meeldi see kahjuks. Ei meeldi, aga huvi pärast ei lähe? Ei lähe huvi pärast. Siim, sa lähed huvi pärast? No vot, ma käisin huvi pärast 3 päeva ringi. Ma saan aru, aga see on suht nagu oluline inglise bänd. Täitsa mind ikka nagu kohe ikka selles mõttes ka täitsa kohe üle pika huvitab miski. Mul on siuke tunne, et ma tahaks kodus vahelda. No aru saada. Pole olnud vist nädal aega. Meil on külas Erki Pärna, tere. Tere. Kas sa oled natuke ka sellise näoga, et sa oled just koju jõudnud ja me nüüd rebisime su sealt kodunt välja? Alustan kohe komplimendiga. Ühesõnaga, käisid ka festivalil? Käisin festivalil. Ja kuidas läks? Äge oli, väga äge, väga meeldejääv eriline festival oli sel aastal. Kuidagi teistmoodi vibe oli, ma ei tea, kuidagi kõike sai kuidagi rahulikumalt sisse võtta ilma mingisuguse ärevuse või nagu mingi hoog oli endal ka sees, aga kuidagi kõik, ma ei tea, olen vist vanemaks saanud, tunnen, et kõik lähed kohale, siis sa oled nagu päriselt kohal ja kuidagi erilise vibe'iga festival oli sel aastal. Et jah, kõik oli nagu rahulikum, aga samas ma kuulsin ja nägin ja jutustasin ja hängisin palju. Ja esinesid ka ise, Janar Ala selles mõttes kirjutas juba hästi teie siis Aloneti esinemisest. Et seal olid diivanid, seal oli muusika, mis talle meeldib ja ta oli täitsa magama jäämas. Tore. Mis on super kiitus ju. Minu arust magama jäämine on väga suur kiitus. Sest et kui on ikka halb kontsert, siis või halb muusika, no absoluutselt, uni läheb ära. Uni läheb ära ja tükiks ajaks võib-olla. Aga jaa, oligi neljapäeval reedel oli Aloneti duo, mis oli äge ETK-s ja siis laupäeval oli siuke Friendly Family Takeover, olime T3-s Made in Balticsi showcase'il, kus siis Anna Kanelina oli tiba peale 9, tiba peale 8 ja mina peale 9, sain mugavalt peale jääda oma bändiga, et väga mõnus oli. Neljapäeval nägin ma siin Paavlis, tõid need kõrvatropid, et Läti liiga vali trummar neid. Ei olnud üldse nii hull, jumala mõnus oli, see oli Läti bänd Nessen, ka mul sõprade bänd, nii et sai käia sõpru kuulamas ja igal pool niimoodi väikse jupikese natukene juttu rääkida ja siis edasi järgmisesse. Väga mõnus oli. Aga kuidas sa ennast nende kahe meie ägedama naislaulja vahel jagad? On seal mingisuguseid nüansse ka või sa oled nii professionaalne muusik, et see on loll küsimus? Ma arvan, et see
professionaalne, see on niisugune kõrvaline teema, lihtsalt see, et ma teen seda nagu eluks muidu, aga tegelikult on lihtsalt, nad on nagu nii erinevad inimesed, nende looming on nii erinev, see, kuidas nad oma loomingule lähenevad. Siiski ühe stiili meie tipp... Võib-olla ühe stiili nagu eri otsad või midagi sükest. Aga selle tippesindajad ikkagi, eks ole? Jah, aga nendega on väga äge nagu töötada ja kui minna nagu ühest asjast teise, seal oli ka nagu päev vahet, et siis selle päeva jooksul jõuab ennast nagu kenasti sinna õigesse vibe'i nagu sisse häälestada ja nad on mõlemad ülihead nagu juhid, et mulle nagu meeldib selles mõttes, et jah, kui sa professionaalsuse mängu teed, siis ongi, et professionaalsus väljendub selles, et minu käed suudavad minna sinna, kuhu see hetk parajasti nõuab, et mul ei ole nagu neid piiranguid, aga see, kuhu ma minema pean, seda dikteerivad nemad oma nagu energia või žestide või oma lihtsalt olemisega laval. Et ma lihtsalt olen nagu siuke jälgija ja kaaslane seal. Nagu keegi ütles eile, käisin Linnateatris hästi äge välja, minu loomupärane taust. Mina saan olla nende loomupärane taust lihtsalt selle. Aga nii, üks festival lõppes, nüüd kohe tuleb järgmine, et sa Jazzkaarel esitad oma esimest sooloalbumit, see keerulise Jalgfjärnin. Mida see üldse tähendab? Himmelberget, kui ma ütleks taani keeles, siis ta oleks... see on taani keeles? See on taani kõige kõrgem mäetipp. Himmelbjörn. Okei. Himmelbjörn. Ma olen saanud harjutada sinna. Himmelbjörn. Okei, Himmelbjörn. Huvitav, ma mõtlesin kogu, et see on Rootsi, sest see oli Rootsis. Jaa, aga Taanist kiviviske kaugusel, 20 mintsa rongiga naksti. Kuidas need taanlased rootslastesse suhtuvadki? Eks nad teevad ikka nalja nagu eestlased, lätlased, varbad, foorid, aeglus, kiirus. Et see on sinul ka mingi nagu nali siis või? Absoluutselt mitte, seal on jõhker tõsi ja story taga. Tögasid oma Taani trummarit või midagi? Ei, peaaegu. Ulrik, see, kui ma läksin sinna Rootsi, jumal teab, see oli mingi 20 aastat tagasi, aga see mingi võrgustik, kus ma olen rootslastega, see nädalavahetus lähen ka, on siiamaani nagu igapäevane. Täna oleme suhelnud juba. Aga ma kohtusin, esimene tüüp, kelle ma kohtusin, oligi mu bändi trummar Ulrik, kes oli taanlane. Me olime suht ainukesed 2 muulast, aga ta on skandinaavlane ikkagi, et see nagu ei loe seal. Saab rääkida oma keeles ja nii. Ja siis ta istus mulle lauas, söögilauas istus vastu ja esimene asi, mis ta ütles, oli, kohe saama aastaga teada, et kurat, tegite meile väga napilt Kopenhaagenis ära Eurovisioonil eelmine aasta. See oli esimene, nagu see läinis, siis saime teada, et okei, ta on Taanist, ma olen Eestist, siis ta küsis, kas seal on väga mägine. Tegelikult üsna piinlik, aga see 300 veits pluss on siuke künkakene, siis ta ütles, et okei, et meil on 218 meetrit ja selle nimi on Taevamägi, Himmelberget. Ja siis sellest saigi nagu see alguse, et mõtlen, vanad taanlased ronisid sinna 200 meetrit üles, mõtlesid, saavad jumalale lähemale, aga minu see Himmelberget ma nagu siiamaani nagu ronin, et see nagu ei saa ega saa otsa, et sealt see kõik hakkas ja läheb. Ja nüüd Jazzkaarel mängite otsast lõpuni seda? Tulevad ja Rootsi delegatsioon tuleb kohale. Kas see oli sinu initsiatiiv või soovis festival seda? Mul oli see mõte pikalt, aga festival tuli ja ütles, et kuule, et sa tegid oma esimese siin, see oli siis veel mitte fotograafiska, vaid punane maja, ukse ees kasvas kask, siis ei saanud hästi, on ju. Et me tegime selle esimese, siis ma võtsin, et see on nagu hästi mõnus ring, niimoodi 10 aastat hiljem siuke kokku võtta. Olete juba proovi ka teinud? Jaa. Nii kõvad tüübid nagu teie ei pea... Ei, ma üle ühe proovi tegema. Seda küll, ja kusjuures me ei teinud ka enne esimest kontserti, mu bänd, Eesti liikmed, Taani liikmed, Rootsi liikmed said tuttavaks 2 päeva enne esikat. Et tegelikult ongi, minu jaoks on see oluline, et me võtame mingisugused joogid, head söögid, võtame pitsat ja ongi enne eelmist kontserti, kui mul oli Rumba Plus tuli välja kevadel, siis oli palju olulisem, et tüüpid said mängida minu kodus pojaga Mario Karti ja meil oli mingi pitsafestival ja see tegi selle proovi. Siis me oleme ühel lainel, siis me oleme lavale ja siis see must tuleb. Aga proove on küll ja niimoodi, et tuleb vahetult enne Jazzkaart ja nüüd võib-olla nädalavahetusel ka, siis alustame nende hängiproovidega. Sa teed filmidele ka ohtralt muusikat? See aasta on... Sa arvad, see on nagu iga muusiku, kui mitte unistus, siis... ikkagi kindel soov
et saaks filmile musa teha, räägi, kuidas see tavaliselt välja näeb? See on, selles mõttes esimene point on hästi hea, et see oli ka minu unistus ja see on kõikide minu tuttavate muusikute unistus olnud, aga mitte väga paljud, kes teevad esimese ära, ei jää selle juurde, sest nad saavad aru, mis see on. Ja see on lihtsalt mingi, ma ütlen, keegi ei ole parem ega halvem, vaid sellest mingi inimtüüp, mida see nõuab. Ja mina lihtsalt olen viimase, 4-5 aasta jooksul avastanud, ma olen see inimtüüp, nagu täpselt. Varem on olnud süke, ma arvutasin välja keskmine 1,5 filmi aastas, kus ma tegelikult olen kogu aeg selle sees ja see aasta on 3 ja 1/4, üks Islandi jõudukas tahab veel juurde tulla. Ma mõtlesin, ma olen nagu full selle sisse. See tegi kõik jube ägedaks, sest nüüd kontserdid, mida ma selle kõrvalt teen, on ainult need, mida ma nagu ma ei pea mõtlema selle peale, et see on see, mis on mu nagu bread and butter on ju. Vaid see on see asi, mida ma tahan teha, ma vajan neid kontserte ja ülejäänud aeg minu päevatöö on akendada pimedas ruumis, mis tundub, et mulle nagu sobib. Sellest ka see nahavärv, mis ilmselt suve jooksul ka ei muutu nagu. Aga see on ülikihvt töö ja kui sa küsid, kuidas see välja näeb, siis see ongi tegelikult ikkagi bändi tegemine, lihtsalt minu partner, minu boss või loominguline nagu kaaslane on režissöör. Ja selle järgi need tööd kuidagi nagu kipuvad mulle tulema või ma ka valin neid selle järgi, et mul oleks režissööriga nagu süke... No seda ma just mõtlengi, et nemad kõigepealt valivad ju sind, eks, et mitte sina ei käi ringi ja valid mõne režissööri, kuule, ma võin tulla sulle musa tegema või oled sellises staadiumis juba või? Ei, absoluutselt mitte, see võrgustik on hästi kummaline, et see on süke, et nii palju tegelasi seal filmi juures on ju, see produktsioon on nii suur, minu osa seal filmis on 1 aasta, režissööri osa seal filmis on 5 aastat, aga seal vahepeal on mingi monteerija, kes käib hooajati, mingi 6 aega teeb ühte, aga siis läheb teeb mingi teist filmi. Musaga ümber tegema. Et ta teeb erinevaid filme ja kuskil filmis öeldakse, kurat, ma oleks täpselt siia ühte mingit heliloojat vaja, siis monteerid, kulge, I know the guy, I know exactly the guy. Ja siis on nagu, et nendest, see läheb ainult inimsuhete kaudu. Natukene ma nüüd hakkasin ühe Saksa agentuuriga ka tööle, vaatan, mis sealt tuleb, aga tegelikult seni mul on meeldinud, et see kõik on kellegi nagu tuttav, kellegi sõber, vaatad mingi Taani filmi kinos, vaatad seda line-up ja Poola produktsioon, kõik tean grimeerijad, tean, et nagu... Aga leiva toob ka lauale ikka, see töö? See on mul leib täna, jah, võib öelda. Ja esinemine siis rohkem nagu... Limonaad seal kõrval. Limonaad, jah. Millal te olete kiiruga enne, kui hakkame muusikat kuulama, millal täpsemalt see Jazzkaare asi oli? 25? 25 on Tallinnas, 26 oleme Tartus. Aga Tartus ka, väga teeme 2 tükki, jah. Ja siis seal Kraalis? Just. Tartus uues teatris. Super. Aga hakkame muusikat kuulama Eesti ja mitte Eesti lood vaheldumisi ja hindeid anname nagu ikka 1-10. See on Olev Muska, tema just ilmunud album My Mouth Sang, My Heart Sank ja see oli Chastushka 2, Village Party Song 2. Siim, natuke lühike, aga natuke ka selline tunne, et varsti võib minna Animal Collective'it soendama või? Ja, seda küll, jah, täpselt nii sobiks küll.
ja no eks siin oli sellist 80-ndate Kesk-Euroopa sellise mitte veel tehnoks saanud muusika õhkkonda ka, sellised need esimesed katsetamised seal. Siis meenutas ka ju seda, kes see Tapke laulja on, kes on ka Eestis mitu korda käinud, see Süüria laulja, noh. Omar Sulliman. Omar Sullimani meenutas ka ju. See oli ka, ja siin oli palju ja eks noh, tegelikult võiks ju soovida, et see võinuks olla ka näiteks Puuluubi uus lugu. On ju? Ja kas ta tõesti ütles, kas see oli ta samplinud ennast sinna kordama hüppa, see toimis ka täpselt sellisena käsuna, mis töötab, aga jooksis nii kiiresti lugu läbi, et ei jõudnud harjumatu on, et ei jõua sisse elada, aga arusaadav, kõik lood ei pea nii ühe pikkused olema, 3 minuti pikkused või 5. Eesti lood ongi täna lühikesed, kuna meil on tegelikult kiire ka. Olgu, panen 8 punkti. 8, no väga tubli 8. Erki, kuidas tundus? Mina olen väga paljudes asjades nõus, samamoodi Sullivan tuli meelde üleüldse mingi selline, alguses ma ei teadnud, mis sealt ju hakkab tulema, tuli selline veits, ma ei tea, ka mingi lähis-idapoolne või kaugemagi idapoolne kummaline psühhedeel ja nagu sisse. Ja enne kui ma jõudsin midagi mõtlema hakates, ta oli läbi, selles mõttes, et ma olen inimene, kes ise armastab kuulata mingi 10 mintsaseid pluss elukaid, no, aeglase loomuga inimene lihtsalt, ja siis see oli üks utsakas, aga mida ma jõudsin tähele panna, et just need samad, jumal teab, kas need olid kidraluubid või need olid vokaalid, mis kõlasid nagu kidraluubid, igal juhul mingid asjad hakkasid seal toimima, see oli nagu väga kihvt, tõmbas kaasa ja kogu selle veits idamaisuse ja siis ka ilmselge selle Jaani lauluga koos hästi naljakas kombo oli, nagu toimis mulle, nagu mingi vitamiini laks, hästi kiire ja oli vitamiini shot see väike. Ja täpselt purakas, nii et mulle täiega meeldis, Animal Collective tuli mulle ka samamoodi meelde, samuti nagu Puuluup, nii et täitsa samad nagu seosed ja kordamise laine läheb, ma panen ka kohe 8 ära, mul täiega meeldis. 8. Valner? Animal Collective mulle ei meenunud võib-olla, et nad viimased 15 aastat on teinud tegelikult üsna puist muusikat, aga Puuluup, mul tuli esimesena võib-olla ma hakkasin laskma silme eest läbi, et kuna ma teadsin, et esimene lugu on Eesti lugu, et kes on meil need etno-folk pop-troonika artistid, Sadu ei ole, Oopus ei ole, ma mõtlesin, see on Puuluup. Ma pole, midagi nad ju punuvad, ma ei ole kuulnud nende uusi asju. Ma olin üsna kindel, et see on Puuluup. Aga siis kirjutada produtsenti asemel Punuja. Siis ma enam nii kindel ei olnud ja viskas sisse siuksed 90-ndate etnotroonika asju nagu Banco de Gaia, Loop Guru ja kindlasti ka veel varasemaid ja üldse hästi, nii lihtne lugu ja nii lühike, aga nii palju erinevaid selliseid neid nooli liikus erinevatesse ajastutesse ja koolkondadesse, põhimõtteliselt Nusrat Fateh Ali Khanist Bibioni, aga lühike lugu mõnikord töötab, seekord minu jaoks siin jäi puudu see, et see on seda tüüpi hüpnoosi tekitav lugu, mis võiks hüpnoosi tekitada, kus iga tiiruga tuleb üks kiht rütmi või bassi juurde, kus tuleb rasvane bass tuleb sisse, siis tuleb mingi kõrvalrütm, tuleb mingi kidin tuleb sisse, nagu seda saaks alles hakata ehitama seda lugu, praegu ta jääb sketšiks minu jaoks 6 punkti. 6 oli kirjas, see teeb kokku 22 punkti, ole Muska ning Tšastuška 2. Like a tiger, they will chase you down with words instead of claws. They will seduce you till you reach the point
less you wanna hear about it. Solidarity can be difficult when you've got cool stuff to lose. I wanna be a 7-foot zombie. The pay's low, but I gotta do something. I'm at the mall, the song is bumping. There goes my future wife in the little red jumpsuit. I'm going away to the country. Don't wander off too far. I'm going out my mind. Throwing all my plans out the window. Don't wanna waste my life. I see you on the other side. I've been thinking about what I wanna say, but I'm an old man now. At least that's what they tell me anyway. We've been expanding on our greatness, building future ruins. We're building castles from the bones of dead trees, molded from the shattered ashes of the Dead Sea. I moved away to the country. I had to change my way, but I kinda miss you now. Stockbrokers flying out the window. I kinda miss that sound. Don't wanna wake up, vana hea Strokes, nemad on tagasi uue singliga Going Shopping ja Valner, sa teadsid ka rääkida, et neil on ka album plaanis. Jaa, seetõttu ma tundsin selle loo ära, kuigi ma ei ole kuulnud, muidu ma ei oleks võib-olla Strokesi peale tulnud lihtsalt, aga kuskilt lugesin uudist, et uus plaat on kohe tulemas. Ega ma ei ole osanud seda oodata, sellepärast, et nad on teinud ikkagi mitu üsna tüütut albumit vahepeal, sellist tavarokki, aga see lugu tuletas mulle meelde, miks nad mulle 2001 panid sellise paugu ära. Mulle ka. Ja mäletan, mul oli ju niimoodi, et ma, nagu vist paljudel, et 90ndate edenedes kuulasin järjest vähem rocki ja siis 2001, kui see plaat tuli, siis ma olin üsna võõrd, muidugi ma kuulasin mingeid artiste ja ka mingeid uusi asju, aga ma ei olnud sel lainel, ütleme, aga Strokes tõi selle rocki tagasi minu jaoks ja siis tuli veel hästi palju igasuguseid indie-rocki bände ja mõned olid tõesti head ka. Aga Strokes tegi seda ikkagi kõige ägedamalt ja siin on just need omadused, mille pärast nad selle paugu kunagi panid oma sellise lihtsuse võluga, kus on hooletu elegants, kergus, hoolimatus ja mingi ülbus, aga see ülbus ei ole selline kannaga kõrile ülbus, vaid selline, et me teeme, mis tahame ja meid ei koti. Ja see pane nende muusika kuidagi niimoodi lendama ja siin on küll see indie-tantsu groove
ka Casablancase vokaal erinevad sellest 2001 albumist, aga see meeleolu ja see tunnetus ja see õhk, mis hüppab nende kitarride ja trummide vahel, see on sama. Et nad kuidagi panevad õhu võnkuma teistmoodi, sama põhimõtteliselt ju sellist traditsioonilist, klassikalist, tantsulist indie-rocki tehes. Et neil mingisugune võlu või ma ei tea, mis element see on, aga millegi järgi nad ära tunneb. Ma panen 8. Erki, suht nauditavad kitarrid või mis? Ma täiega nautisin. Ma ei tundnud ära, et see on Strokes, ma arvasin, mul tulid need kidra, see mingi esteetika oli nagu tuttav ja siis mul oli endal tuli ka Yukon Blonde meelde Kanadast või mul oli siuke tunne, et see on siuke Kanada mingi lääneranniku surf nagu, et kuidagi ma ei osanud arvata, kes see on, aga mulle ka õudselt meeldib, et ta on siuke lihtne, lihtsalt nagu sõidab, seal on ka, et ta on nagu lihtne must, aga seal on nagu siukesed ägedad, julged nagu detailid, just sellised nagu, kui nerd talki rääkida, siuke, et ongi siuke vana kooli, tegelikult mingi 6-70 mingi hardbandid, kidra on lihtsalt jõhkralt ühes paremas, teine kidra teenistab teises. Super. Trumm on teki all, ilusasti, mõnusasti, mingite vanade ribon-maikidega üles, siuke kuiv, ja lihtsalt sõidab nagu kirgliku ikkagi ka surfikultuuri esindajana. Ma tahtsin lihtsalt nagu kohe merele ja igatpidi produ oli aus ja lugu lihtsalt kogu aeg sõitis, et täiega meeldis. 9 tuleb ära, siin ei ole midagi. Lihtsalt loodan, et kuskilt tuleb 10, muidu paneks kohe. Kui lugusi rohkem ei oleks, paneks 10 ära. Siim, see Strokesi laul, mis ta oli, Julian Casablancas hääl oli kergelt siis nagu autotuunitud, et püüavad sind ka paati meelitada äkki või? Proovivad jah, aga minu... Nii, kas meelitasid? Aga kas seda ei teinud... Ei, kõik seda ikka ole tehtud. Ei, Daft Punk pani ka Juliani laulma oma loos minu arvates, või minu mälu kaaselt ta laulis läbi autotuni. Julian Casablancas tegi seda oma selle kõrvalbändiga Voids. Aga Daft Punkis, kui ta laulis? Ma seda lugu ei mäleta praegu. Sellel nendel viimasel kõige suuremal plaadil. See laulis tema. Laulis. Hei, see oli meeldiv lugu, jah, naljalt ei tea sellist rockilugu kuskilt mälust praegu võtta. Kus on nii palju erinevaid asju kinni püüda, tõepoolest. Ja selle juures on lugu nii lihtne veel. Siin oli tegelikult oli nagu keeruline lugu, mis kõlas lihtsalt. Eriline nippel. Siin oli kantrit, siin oli seda jutuvest ja moega muusika. Mul ei tule nende artistide nimed meelde. Üks põhitüüp on põhijutuvest on ikkagi Johnny Cash. Ka Johnny Cash, jah. Cash. Ja kes see on siin, kes see viimasel ajal on teinud 10-minutilisi lugusi? Sa räägid praegu... Sun Kill Moon või ja need või? Ei, ma mõtlesin, et sa räägid sellest juudist. No ei tule enam nime. Bob Dylani nimi ei tule meelde või? Ei, Bob Dylani nimi oleks tulnud, aga ka nagu Bob Dylan, aga ainult rääkis kogu aeg. Leonard Cohen, ka jutustaja. Näed, nüüd tuli lõpuks. No ma mõtlen neid selliseid folk-indie Okei. Ja siis siin oli ka siukest 80-ndate mingit rock veiderdamist, mis nagu pärast New Wave'id tüübid hakkasid selliseid natuke nagu vanema inimese rock-plaata tegema, selline kerge older statesmani asi ja proovisid ka veiderdada, ütleme niimoodi, et kasutada uusi tehnoloogiat oma rock-muusikas. Ma ei kujuta, et ala mingi Toomas Tolbi või mingid siuksed tüübid. Oli ise paras uuendaja.
Toomas Tolbi ei ole kunagi mingi folklauli olnud. Aeg-ajalt tunned siis absoluutselt aru, millest ma räägin, et saared mingi ühe sa tood näiteks, nagu, et püüdsid veiderdada nagu Art of Noise, need lõid ise, need olidki... Art of Noise ma ei maininud. Ma tõin sulle näiteks, oli umbes sama, Toomas Tolbi umbes oli samasugune näide sellele. What you... Kuule ära, jää kinni nüüd, räägid. Ma ei viitsi teie vaidlusse sekkuda. Ma oleks ka mõned nimed muidu, aga hea küll. 8. See teeb kokku 25 punkti Strokesile. Ja, mul on kodus 2 pleissa 3, kolmest kättemaksu kontor, mu kontor, suured numbrid, mängin nendega, ma olen kalkulaator, oota, natukene oota, pisikese pagi, tasku poeta, kui poes käin, ostukorv on laetud, akkud täis laetud, akkumuleerin, peeglid, seite näitavad, mis ma tahan, ma tean, ma teen õiget asja, miks muidu, ma tunnen end nii hästi, nii hästi, frutikeer, arjo see elu, mida elan, GTA koos see elu, mida elan, ma ei ela, aga eluga ma mängin, lõnga kera, sellega ma mängin, ja see beat mängib, ja ma mõnnan seni kaua, kuni niisugused päevapasu nad puhuvad, ja ma mõnnan elu, ma ei põnna, frutikeer, arjo see elu, mida elan, GTA koos see elu, mida elan, ma ei pela, aga eluga ma mängin, lõnga kera, sellega ma mängin, hommikul kui ärkan, pirukad ja puljongid, köögi söök, kodus symboliks, leegid peale, päike tõuseb, tähed meid ei oota, ära ole puritani eesel, ära teeskle sul süütu kuvad, ära teeskle, võta vabalt, elu võta vabalt, frutikeer, arjo, elu võta vabalt. See on Raul ja tema värske singel K3. Siim, sina oled Rauli laivil käinud, ma saan aru. Ja olen. Ja on uue kooli räpi uus tuul. Jah, on. Ta on lahe tüüp. Tegelikult on teinud ammu juba muusikat, aga nüüd siin eelmisel aastal kuidagi ärkas uuesti üles ja on aktiivsemalt. Tal on oma hääl. Ja tal on oma hääl. Ja see, ma kuulasin ta eelmist singlit ka, see oli nagu kohe nagu päriselt hea. Ja tal on nüüd ka... Suu täis. Ta tuleb soundil esinema. Väga hea, ma ootan seda. Okay. Aga ma saan aru, et ta päris nimi ei ole Raul. Ei. Kahju. Või tänd ei ole kahju. Niisama räägin, sorry, räägi edasi. Ja ta... ja ta on nüüd viimasel ajal üles ärganud, teeb päris aktiivselt lugusid, tal on ka legendaarses raadios oma üsna metsik raadiosaade. Tõesti? Ja mida ta seal mängib siis? No... Ikka räppi mängib? Ja, aga ka veel nõksa nagu aigemat ja hullemat ikka, kui mina mängin. Aga vaata, sina töötad seal räpiraadios, kas seal peale räppi ka midagi võib mängida või? Seal on soul ja reggae ja... ikka on. Ja. No Bashment FM. Bashment ja... Mul oli nädala albumiks Kim Gordon, ma ei tea. Trappi beatid seal muidugi. Okei. Mida sa tahad mängida seal? Ambienti või? Ambienti, jah. Okay. Ikka ambienti. Anna ainult võimalus ja kohe tahaks ambienti mängida ikka. No, olgu nähse. Ambiendi saadik siin Eestis. Aga... Raul Ambient. Ja Raulil on, ta tõesti eristub kogu sellest teistest artistidest, tal on suunab oma muusikat ikkagi teistesse sängidesse, mitte ei lähe neid järele aimama suure voolu, suure maailma asju, vaid pigistab mingeid muid asju, sest tal on mingi täiesti põhimõtteliselt
tal on hea eesti keel, aga tal on kuidagi oma mingisugune sõnakasutus, ta täiesti oma näoline artist. Mingisuguseid veiderdavaid sõnu, mis natuke tunduvad isegi olevat need sõnad, sest tunduvad olevat nagu veits cringe, mõnna on ju, näiteks on siuke nagu veidi veider sõna, aga tema pakib need mingisuguse hoopis teise, ütleme siis nii dekadentliku vormi nad. Ja ta teeb ka koostöid, üks lugu oli Kreemikastiga ja nii edasi, et panen 8 punkti, loost endast tegelikult ei rääkinudki nii väga, aga palun järgmised. Erki, uue kooli räpp, kuidas sulle? Hästi halvasti. Jätab külmaks? Jääb kaugeks. Ma pean olema aus. Selles mõttes, et... Ei, valeta, kuidas sa suu suitsed. Ma võtan hakkan, ma ikkagi paneks mööda, isegi kui üritaks valetada, aga lihtsalt tegelikult on niimoodi, et ma ei saa, ilmselt sellest saab mingi diagnoosi ka, aga ükskõik mida ma kuulen alates mingi auto häältest, linnulauluni kõike, kuna ma tegelen mussiga on ju nagu kogu aeg, siis ma analüüsin kõike. Absoluutselt kõik analüüsin, ma ei saa seda kinni panna. On ju. Ja kui ma kuulen uue kooli räppi, ja nüüd tegelikult ma ikkagi räägin sellest loost, sest ma ei taha üldisemalt rääkida, aga siis on nagu, mul lihtsalt kahjuks ei olnud nagu seda kohta, kust nagu kinni haarata. Et selles mõttes ma saan aru, et tekst on andekas. Ma saan ka sellest täiesti aru, et ta on oma näoline, on ju. Et see on oma hääl, ma sain sellest kohe aru, et okei, see pani nagu kõrvad eritama. Ja see on äge, aga kõigile inimestele ei pea kõik asjad nagu vaimustust tekitama. Mul oli lihtsalt see, et ma jälgisin seda teksti, kuna produkoha pealt mul ei olnud seda kuskilt seda konksu, kus kinni haarata ja kaasa sõita, siis see tekst oli nagu vaimukas ja nagu jooksis, aga samas see ei ole nagu minu tekst oli, ma lihtsalt ei resoneeru sellega ja see on nagu fine, et minu arust nagu pinge, et tehakse, igasugust asju tehakse maailmas. Nii et ma panen 6, miinus 6. Valler, sul elukaaslane kirjutab räpitekstide põhjal. Ikka abikaasa, mitte elukaaslane. No palun, vabalt. Toovedat välja. Ta uurib Eesti räppi ajalugu. Raul on talle tuttav? No kindlasti on, jah. Et ta, koostab ka ühte räpi kogumikku. Lausa. Teadusraamat on tulemas millalgi. Raamatuga tuleb plaat kaasa? Ei, vist ei tule ikka. Ma ei saa... Kogumik on tekstide kogumik. Tekstide kogumik, jah, loomulikult, jah. Okay. Me oleme ka Siimuga seal natuke tegevad. Okay. No nii tublid. Jaa, aga ma räägin loost. Eks abikaasa tuleb ise rääkima võib-olla kunagi sellest raamatust. Jaa, tähendab, see artist on kunstnik kindlasti, Raul on kunstnik, sellest saab kohe aru. Ekspeditsiooni esikapeol ühe hea tuttava näitlejaga just arutasime räpi üle, et kes on kunstnik ja kes ei ole ja mis vahe seal on. Ja selle tunneb nagu kaugelt ära, et inimene on kunstnik, et ta ei ole niisama plägiseja. Ma ei tea, kes on niisama plägiseja, aga ühesõnaga, et ta on nii nagu siin juba eelkõnelejad ütlesid, et ta on mingi oma hääl ja ta on kindlasti omapärane. Kui võtta kuidagi analüüsida, mis see oma hääl on, siis ega seda ei olegi nii lihtne aru saada. Inimene praegu imiteerib tehisaru tegelikult selle vokaali kasutusega. Pluss vist oli üsna vaimukas tekst. Ma kõigest ei saanud aru, aga mingi Puritaanist eesel ja mis seal läbi käis. Aga see ongi see mingi fluidum, et kas ta paneb sind kuulama või ei pane ja Raul paneb kohe kuulama ja abiks oli ka see muusikaline pool, mis ei olnud sirge rütm, vaid selline
podisev bassikatel, pluss siis see kitarr oli ikkagi ju, keegi oli mänginud seda, mitte samplitud, ma arvan. No üldse huvitavad põhjad. Ja, et päris hea siuke kitarri motiiv oli seal sees ja see kõik kokku kõlas kuidagi epateerivalt, ulakalt, aga see võiks olla tüütu, aga ei olnud. Nii et kuidagi vajutab täiesti õigetele klahvidele minu jaoks 9 punkti. 9. Ma olin mingil põhjusel 8, nii. Raul ja K3 ning 23 punkti. Jõuame ühe pala veel kuulata. Such a terrible idea, worse one I've had all this year, but I can't ignore our obvious attraction. I imagine how it ends, up in flames we'll go again, seeking chaos, can't help giving into passion. But there's something so vexing about you, it's like a call to to prove. We've been through this before, fell in and out, I said no more, but still I want you like a mad, mad woman. I remind myself how he'd question everything about me, call me stupid as a mindless joke. He hypnotized me as we spoke, purely mythological, with the ugliest soul. You would think that he is holding me for ransom, 'cause there's something so vexing about you. It's like the gods above a stone to prove. We've been through this before, fell in and out, I said no more, but still I want you like a mad, mad woman. Made it to the final hour, but the wine begins to sour, and I'm seeing myself in a dreadful fashion. Then the fog begins to clear as I'm gasping a cleaner. I remember together we're so handsome, 'cause there's something so vexing about you. It's like the gods above a stone to prove. We've been through this before, fell in and out, I said no more, but still I want you like a mad, mad woman. Nii kõlab Islandi ime Leivi, jah, kirjutatakse Laulfri, tema nimi. Mina sain temast teada alles suhteliselt hiljuti, käis Louis Theroux saates ja ma ei teadnudki, et selline uus Islandi megastar on olemas ja see on tema värske singel Mad Woman. Tundub, Valner, et maailm tahab selliseid tõelisi talente ikkagi ka kuulata. Jaa, no see kergus ja see laulmise mingi selline lummav vibe, see paneb kuulama, pluss meloodia ja pluss siis täiesti häbenematu retro vibe. Seda on ikka aeg-ajalt tehtud ja aeg-ajalt tuleb see pinnale, no Astrud Gilberto tegi sellist moodsamas 6 bossat vahepeal, siis kui oli see New Jazzi plahvatus, siis mitmed artistid nagu Coop või United Future Organization tegid ka selliseid lendlevaid bossarütmis lugusid vahele. Noh, neid on hästi palju neid artiste muidugi, kes on seda Smoke City tegi Brasiilia Lounge Tronicat kunagi ja ühesõnaga mul hästi palju tuli meelde sellist muusikat, mis mulle kunagi meeldis ja mida tegelikult viimasel ajal see ei ole nii
moes enam, aga noh, vahepeal on tulnud uus põlvkond peale ja nende jaoks on see kindlasti uus, eksootiline ja huvitav asi ja see on ju muusika, millele on täiesti võimatu vastu vaielda, kui see on hästi tehtud ja see siin on ülihästi tehtud. Et siis kaovad igasugused sellised takistused, noh, need tõkked joostakse lihtsalt maha, muusika ise jookseb need tõkked maha, et mis on retro, mis on varem tehtud, kedagi see ei huvita tegelikult, see on muusika ise õigus, noh, on ise enda advokaat põhimõtteliselt ja super produktsioon, ma tahaks seda kuulata veel, et kuidas see täpselt on niimoodi lendama pandud, et Helge Vibe võidab 9 punkti. 9. Erki, sina tead seda artisti? Ei, aga ma olen väga rõõmus, et see praegu tuli sellepärast, et ma tean, et minu tütar laulab ja käib laulutundides. See on täiesti osa tema elust, mida ta varjab minu eest ja ma täitsa nagu mõistan. Vanemad on muusikud, viitsi selliseid juttu rääkida, tahab mussiga tegeleda, aga see on tema enda asi. Käib Aloneti juures laulutundides ja laulavad Laufi laule. Mina ei teadnud enne, kes artist on ja nüüd ma sain sellise kontakti siis. Aga see vibe mulle täiega meeldis sellepärast, et ma olen sellesse samasse üle maailma otsinud selliseid asju, läinud just sinna juurde, sinna 60 lõppu, 70 algusesse. Mulle meenutas alguses, kui need esimesed akordid tuli, oligi üks Portugali ja Brasiilia psühhedeelne, tume, võib-olla ka estraadilik, aga Hareton Salvanini oli selline tüüp, kes tegi filmidele ja veel hästi palju oli Brasiilia artiste sellised, mis tuli mul sellega meelde, mul kohe nagu kõnetas, ma sain, nii, see on see, mida ma olen, kus maailmas ma olen nagu marineerunud siin viimased kuud. Täiega meeldis, üllatav oli see, ja see ei ole kriitika, et tegelikult isegi võib-olla minu jaoks oli see produ sound natukene liiga hea, et võib-olla ma oleks veel rohkem käima läinud, kui olekski täitsa nagu julmalt tehtud mõned asjad natukene nagu halvemad, et nagu trummid oleks kõlanud veits monomalt või kõik oleks natukene nagu puisem olnud, oleks võib-olla isegi veel rohkem charming olnud, see minu jaoks. Aga mulle täiega meeldis see just kogu see mingi siuke salapärane vibe, need väiksed kummalised kellukesed detailid, mis on veits off nagu häälestuse poolest ja kogu see ongi see meloodia kannab, see lüürika, see on siuke klassika nagu, et see toimis väga hästi ja ongi siuke bon vivant vibe, et lihtsalt kui kõik läheb nagu järsku nagu kergemaks ja elu läheb ilusaks ja lähed endast asjast läbi, nii et mul täiega meeldis. Paned ka 9? Panen 10 ära, kuskil ju peab panema selle. Väga hea, et sa oled helde ja sinna õudukasse siis tuleb bossa nova, on ju? Just. Ma arvan, et sinna sobib jumalast hästi see kontrast, vaata. Mõlemad on Islandi ka ju. Just. No, millest me räägime? Slingo, sa oled tuttav selle artistiga? Aga tütar kuulab? Ma olen see on põhimõtteliselt mu kodumuusik. Selge. Sellega oli veel, ma loodan, et lähedased ei pahanda mu peale. Pahandavad? No tütar oli, kas ta oli 11 või 12 ja ta kuulas siis juba päris palju sellist pehmet džässi ja bossa novat ja siis mulle kuskilt jäi ette see Leifi muusika ja ma saatsin talle e-maili, kuule, mul on tunne, et see artist võiks sulle meeldida, aga siis ma olen juba õppinud, et ta ei võta ühtegi minu soovitust kuulda, ta lihtsalt ei viitsi, mida see Ank seal räägib, on ju. Ja siis umbes pool aastat hiljem räägivad mulle, ema räägib, et kuule, et Frida tahaks selle artisti kontserdile minna, aga saad uurida, kes ta esineb siin lähedal kuskil. Siis ma vaatan, et see on täpselt see, keda ma talle soovitsin, aga siis ei võtta kuulda. Kuskilt ise leidis ja noh, Leifi särgid, kõik plaadid. Lausa, jah? Ja. Ta on hästi populaarne. Nii et siin selliseid koduseinu on keeruline kritiseerida. Sain aru, et ta blowis appi nii-öelda COVID ajal. Jah, vist oli hakkas see aeg. Storiesi tegema ja siis ta läkski lendu ja nüüd on ta household name, kui inglise keeles. Kuidas Eesti vaste on? Vahet ei ole. Let's go. Liidume edasi. Ja tema puhul on veel mingi siuke omapära, et ta mõjub palju vanemana, on ju, kui ta seal muusikas on. Suhteliselt noor, eks ju? Ja ta on suhteliselt noor, aga tundub nagu mingi 20-ndates. Mingi
noh, jah, kuskil selline 60ndate alguses, eluaastate alguses tark inimene tuleb järsku sinna kerge muusika peale. 8 punkti. Ikka päriselt andekas inimene. No see teeb kokku 27 punkti. Kuidas teda hääldatakse? Leivi. Mul ei salvestus. Leivi äkki. Leivi ja mitte F-iga. Leiviga võitis ja meil on veel kiiruga rääkida selle nädala üritustest, kuhu me inimestel soovitame minna Tallinnas. Mina soovitan esimesena ja pakun, et minge Record Store teile. Käige mööda plaadipoode, vaadake, äkki jääb midagi näppu. Tavaliselt tavapärasest rohkem melomaane on ka siis liikvel ja et saate ka sellest Tallinn Music Weekist niimoodi kergelt maha tulla ja siis panna ennast Jazzkaarele valmis. Ma soovitan hoopiski mitte selle nädala asja, vaid 9. augustil The Cue Eestis. Sinna tuleks kindlasti osta piletid, kes vähegi huvitavad moodsast, huvitavast kitarrimuusikast. Erki, millal sinu Tallinna kontsert oli? 25. No pagan. Ei, olgu, mul on ikka järgmisel päeval. Muidu oleks juba inetu siin saate külalise kontsertpäeval, soovitan kuhugi mujale minna ja veel kuulama seda moodsat räppi. Igal juhul ma arvan, et nad ei ole konkurents. See on nii, ei, tõsi. Et mu suur üllatus, et tuleva nädala 26. aprill, see on siis pühapäev, eks ole ju, esineb Privees Uno the Activist. Kujutad sa ette? Täitsa lõpp. Selle esineb veel üks huvitav artist, see nii huvitav. J.J. Johansson, aga need on erinevad promootorid. Seda teevad mingi noor jõuk siin nüüd Tallinnas, Bassi Kamber, kes teevad koostööd Poola ja ma ei tea, mis tüüpidega ja nende korraldada on ka Varssavi kontsert. Uno the Activist. Meil on vaja uusi promootoreid. Äkki soovitad ka midagi siis? Ja meelega soovitan minna reedel kõigil Musta Puudlisse, seal toimub lihtsate kipskasside klubi asutamine. Kui teil kassi ei ole, minge, võib-olla saate hankida, kui teil kass on, võtke kass kaasa. Tuleb ühe õhtune pop-up näitus, ülivinge, eile ostsin pileti ära, kindlasti olen naksti kohal. Mul on üks esimesi kasse, väga rõõmus. Mingi Jazzkaarele muidugi. Meie perekonna kass on Hiiumaal. Meil on 3 kassi. Ei, 4 kassi. 3 Taavi Eelma kassi, 1 päris kass. Okay. Meil oli külas Erki Pärnoja, minge vaatama siis 25. alla. Taas esitatakse siis esimest albumit, mille nimi kahjuks minu mälule ei salvestu, või tähendab salvestu, aga ma kätte ei saa. Nii, häälda nüüd veel. Himmelblau. No vot, Himmelblau. Et kõik tähed tuleb 9 öelda. Keerulised tähendab. Kriitikud Siim Nestor ja Valner Valme, mina saatejuht Raul Saaremets, täname kuulamast ja loomulikult täname ka meie toetajaid. Muusikalinn Tallinn, Konversi Eesti ja Tepsli. Oleme tagasi nädala pärast. Seniks kõike head. Kõike ilusat. Kõike head. Taga.